Tere õhtust, korvpallisõbrad! Seoses eilse valentinipäevaga pühendame tänase saate peamiselt naistele. Me räägime pikemalt eeloleval nädalavahetusel EM-valikmänge jätkavast Eesti koondisest, Eesti-Läti ühisliigast ja ka meie parimast naiskorvpallurist Merike Andersonist. Me alustame taas ka vaatajamänguga, nimelt kõikide vahel, kes saadavad meile saate ajal Facebooki privaatsõnumina või meilile eestipallkorvi@facebook.com, mis kuupäeval toimub Eesti ja Hollandi naiskondade EM-valikmäng. Nende vahel loosime järgmises saates välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse. Aga nüüd tänaste teemade juurde. Merike Andersoni ja Castor Breeni jaoks on Euroliiga hooaeg lõppenud. Eesti-Läti ühisliigas on vahegrupi turniiri jõudnud poole peale. 2 Eesti tippklubi mängus alistas 1-1-8-2 Tallinn Tallinna Ülikooli. Pärnu Sadam püüab uute meeste toel tihedas konkurentsis medalit. FIFA spordistaaride vabavisete rubriigis näitab oskusi raadiohääl Robert Rool. Meie tänaseks stuudiokülaliseks on Eesti naistekoondise peatreener Jaanus Levkoi. Tere õhtust! Tere õhtust! Käesolev EM-valiksari algas kaotusega Prantsusmaale ja Horvaatiale. Eeloleval laupäeval mängite Hollandiga, seejärel iseseisvuspäeval taas Prantsusmaaga kodus. Millised on nüüd ootused enne neid mänge? Kas Hollandi vastu võiks äkki võiduarve avada? No Holland on kindlasti ka väga tugev naiskond ja ei saa unustada, et Holland võiti selle Horvaatiat. Nii et meie võib-olla võimalus on selles, et me oleme eelnevalt Hollandit võitnud ja võib-olla me Hollandi mäng on nagu ka meie jaoks nagu võib-olla natukene parem, sellepärast, mis see tähendab parem, et nende aktiivsus ja agressiivsus võib-olla ole nii võimukas, kui võib-olla oli siin prantslaste ja ka Horvaatia vastu. Nii et ma usun, et kindlasti meil Hollandi vastu on võimalusi ja eks seda mäng muidugi näitab, aga valmis peab olema 100%. No koondis kogunes nüüd täna esmakordselt pärast seda pausi, et kas on plaanis nüüd võrreldes eelmiste kohtumistega ka teha naiskonna taktikaliselt mingeid muudatusi või on koosseisus muudatusi, keegi terveks saanud, kellelgi probleeme vastupidi vigastustega? No nii lühikese ajaga muidugi me ei siin midagi muutma ei hakka ja eks me katsume oma need põhilised asjad, mis meil nagu on uuesti meelde tuletada. Aga võistkonnas on täienduseks Trine Kasemägi, kes kindlasti annab võistkonnale palju juurde, sellepärast et meie edurivi on suhteliselt võrreldes teiste võistkondadega nõrgem, lühem ja ma arvan, et Trine mängu tulek annab kindlasti meile juurde. Aga teistel mängijatel hetkel mingeid terviseprobleeme ei ole? No tuleb mõningaid vahetusi kindlasti tuleb ja proovin nooremaid seal ja vaatan, et aga praegu põhimõtteliselt niisugused juhtivate mängijate osas mingisugused vahetusi ei tule. Aga naiskonna liidriks on kindlasti Merike Anderson, kes lõpetas äsja Euroliiga hooaja. Eesti korvpalli toetab Unibet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Olgugi, et Euroliiga ja ka laiemalt kogu eurohooaeg on Merike Andersoni ja Castor Breeni naiskonna jaoks läbi saanud, ei pea Eesti parim naiskorvpallur häbis pead langetama. Vastupidi, Euroliigas tehti tugev hooaeg ning ka Anderson võib enda panusega rahule jääda. Põhiturniiri lõpetas Castor Breen 5 võidu ja 9 kaotusega, millega saadi B-alagrupis lõppkokkuvõttes 7. positsioon. Minu jaoks oli, ütleme, eurosarja teekond väga põnev ja huvitav, et taaskord oli hea nagu mängida Euroliigat ja näha oma vannu võistkonnakaaslasi. Ja loomulikult minu eas sellises liigas mängida, et mida veel tahta. Et tegime, ütleme, klubi nagu uustulnukana väga normaalse tulemuse, et arvestades kõike seda, mis meie klubis nagu toimus, et väga paljud liikumised sisse-välja mängijate poolt ja pluss siis peatreeneri vahetus. Et ei olnud, ütleme, kõige kergem ja lihtsam hooaeg.
ja mõned, ütleme, mängud jäävad nagu kripeldama, et kus me nagu lõpud ise ära andsime, et oleks saanud võidud kätte ja võib-olla oleks saanud siis Eurocupil jätkata. Veel viimase vooruni püsis Castor Breeni naiskonnal õhus veel ka võimalus pääseda mängima Eurocup sarja. Omalt poolt anti küll kõik, mis anda oli, kuid kahjuks jäi sellest väheseks ning edasistest mängudest Euroopas tuli siiski suu puhtaks pühkida. Kas ehk ärgati liiga hilja? Meie alagrupp oli selles suhtes, teine ring läks ju täiesti sassi keerati, et esimese otsa klubid kaotasid viimase otsa klubidele ja seal toimus selline suur segadus, et jah, kuni viimase, ütleme, mänguni oli meil võimalus. Aga me võitsime selle mängu ja siis enam ei olnud meie võimuses, et kas me nüüd saame edasi või mitte, et siis prantslased võtsid ka ennast kokku ja kodus võitsid ja seega jäime 1 punktiga nagu Eurocupi ringist välja. 14 mängu peale kogunes Merike Andersoni saldosse keskmiselt 20,9 minutit mängu kohta, mille jooksul tõi ta keskmiselt 4,6 punkti ja 1,8 lauapalli. Kuidas jääb Anderson ise oma hooajaga rahule? Noh, nii ütleme üles-alla, aga ütleme, et klubi nagu eriti ei oota neid punkte minult, et ma olen ikkagi see mustatöö tegija, nagu ma olen kogu aeg öelnud. Ja kui ma teen omad asjad ära, siis saab nagu rohkem mänguaega ja olen nagu klubile kasulik, aga ütleme jah, et mängu alguses võib-olla tõesti saame nagu hästi minema ja sealt tulevad ka punktid, aga lõpus siis võib-olla enam võistkonnakaaslased ei leia mind üles või on seal mingid muud tegurid, et seda peab nagu treeneri käest küsima. Tähtsad mängud pole aga veel siiski lõppenud. Nüüd ootavad Merike Andersoni ja Castor Breeni ees tiitlimängud Belgias, kus saab eesmärgiks olla muidugi vaid mullu võidetud tiitlite kaitsmine. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Jätkame stuudiost vestlust naistekoondise peatreeneri Jaanus Levkoiga. Kui raske on nüüd meie liidril Andersonil tegelikult sealt Euroliiga klubi juures tulla, et seal mänguaega saab palju, aga roll on selgelt kaitsev ja nüüd tulla koondise juurde, kus ta tegelikult peaks olema liidriks ja ka skoori tegema, et on märgata, et see rolli muutus on ikkagi talle probleeme valmistanud, et tegelikult esimeses 2 EM-valikmängus tal olid skoori tegemisega probleemid. No võib-olla ta ei tohikski võib-olla neid rolle nagu hakata segamini ajama, ta peaks kõigepealt võtma seda asja mängulisemalt, nägema oma võimalusi mängudes. See on selge, et tema kui võistkonna liider, teda võetakse kõige rohkem, kaetakse, nimetame siis seda, nagu öeldakse, hakitakse, ega vastasvõistkonnad on ju ka, teavad meie võistkonnast ja meie juhtivatest mängijatest palju. Ja võib-olla siin ma usun, et Merikese tarkus on hoopis seisnes, et oma osa nüüd, nagu öeldakse, võistkonna mängu panna rohkem, et tal ei ole võib-olla vaja ilmtingimata nüüd neid oma korvid ära teha. Võib-olla oleks vaja mängida võib-olla rohkem teiste peale ja küll need korvid temal ka tulevad. Sest ta on niivõrd palju aktiivne mängija ja ta tahab, aga siin peab lihtsalt nägema oma võimalusi. Viimasel ajal on tegelikult päris palju ajakirjandus juttu olnud ka noormängijast Kadrian Lassist, kes siis omandab korvpalliharidust hetkel ookeani taga, et kas tema võiks olla tulevikus koondise liider, nii-öelda Merike Andersoni mantlipärija? Eks elu näitab muidugi seda ja hea meel on, et Kadril Ameerikas hästi läheb. Ja muidugi tahes tahtmata igasugune niisugune väliskogemus annab mängijale palju juurde. Muidugi teades varematelt Kadri niisugune väga, nagu öeldakse, selles mõttes enda peale mängija ei ole, kes võtab nagu oma mänge oma peale, aga ta on väga hea võistkonnamängija ja kindlasti tema võimed ja areng loovad selleks, et temast tõuseb Eestis võib-olla hea korvpallur. Aga kui tulla nüüd klubi korvpalli juurde, siis kuidas hinnata meie klubide esinemist sellel hooajal Eesti-Läti ühisliigas?
eelkõige siin võib-olla peame silmas meie kahte tippklubi Tallinna Ülikooli ja 1182 Tallinnat, et nende soov enne hooaega oli selgelt medalitele mängida, 1182 Tallinn isegi ütles välja finaali soovi, aga hooaja edenedes ei ole me siiski suutnud päris Läti tippklubidele vastu saada. Noh, ma usun, et mõlema naiskonna ambitsioonid on endiselt kõrgel. See on kindlasti. Võib-olla nüüd jälgides viimaseid mänge, nii 1182 Tallinn kui ka Tallinna Ülikooli mänge, siis kindlasti esimesena, mis võib tähele panna, on muidugi Tallinna Ülikooli mängijate ärakukkumine. Näiteks ikkagi Mirjam Nikolai, kes oli juhtimängija, läks ära Rootsi, paar mängijat veel teatud põhjustel loobusid. See on võib-olla kõige niisugune esimene probleem Tallinna Ülikoolil. 1182 on natukene võib-olla nagu oma asjades seisma jäänud ja kõige rohkem, mis mind nagu treenerina ma ütleksin, et vähe nagu kasutavad korvialust mängu jõudu ja võimsust nagu oleks, aga korvialune mäng on jäänud väga niisuguseks kergeks ja ümmarguseks. Nii et need viimased mängud, mis nad on mänginud ka lätlastega, on just seda näidanud, et natuke liiga säästurežiimil. Aga me jätkamegi nüüd Eesti-Läti ühisliigaga. Läinud reedel läksid Eesti-Läti ühisliiga ülemise vahegruppi ehk top 6 kohtumises vastakuti Eesti hetke 2 parimat korvpallinaiskonda 1182 Tallinn ning Tallinna Ülikool. 2 Eesti gigandi omavahelises heitluses väljus sel korral võitjana valitsev meistermeeskond 1182, kes võõral väljakul skooriga 65-59 oma paremuse maksma pani. 1182 on nüüd liiga kõrgemas vahegrupis 2 võitu ja 3 kaotust, mille kasutakse 4. kohal. Naiskonna peatreeneri Howard Freieri sõnul on aga võistkonnas oodata koosseisulisi muudatusi. Nimelt on juba naiskonna juurest lahkunud võõrlegionär Shaquanda Wiggins, kellel otsitakse ka asendust. Alguses oli väga hea, ta aitas hästi palju, aga see ei läinud, viimased 2 kuud ei läinud nii hästi, nagu me tahtsime. Ja siis me mõtlesime, et äkki, ma ei tea, kas me jätame niimoodi, et me mängime ainult eestlastega või me võtame veel üks välismaane juurde, siis me vaatame. Aga aega on ikka. Tegelikult on registreerimise lõpuni jäänud 2 nädalat, et kas keegi on juba silmapiiril ka? Jah, on, aga et meil on paar võimalusi. Aga nagu sa ütlesid, et meil ei ole nii palju aega. Aga me vaatame, et kõigepealt me peame otsustama, mis positsioon me tahame, kas me tahame playmaker või suur. Aga ma loodan, et kohe varsti me saame teada. Tallinna Ülikooli naiskonna peatreeneri Janne Ritsi sõnul on ka ülikooli naiskonnal eesmärgid endiselt kõrged ja seda vaatamata 5 mängust saadud 5 kaotusele. Ülikooli naiste koosseis on viimastel kuudel kõvasti muutunud. Naiskonna juurest on lahkunud Mirjam Nikolai ning ka teda asendama toodud ameeriklasest äär Kayla Mobley. Vaatamata muudatustele on eesmärgiks ikkagi pääs ühisliiga Final Six turniirile. Positiivse poole peal saab aga spordifännideni tuua uudise uuest mängijast. Nimelt on Tallinna Ülikooli naiskond sõlminud lepingu Prantsuse kõrgliiga mängijaga, kellel on ka Eurocup sarja kogemus, kelle isikut siiski veel avaldada ei soovita. Eks ta raske ole, meil ongi see viimase 6 aega on olnud selline hooaeg, et mul treenerina ei olegi olnud sellist hooaja kulgu, aga see on pigem meid ühendanud ja ma olen täiesti positiivne ja juba ootan neid edaspidi mänge, et võistkond saab täiendust, loodame, et seekord läheb natukene paremini. Teised on kosunud siin oma õppetundidest, teinud õiged järeldused ja reedene mäng, mis meil oli, näitas juba sellist väga head positiivset minekut, nii et suhteliselt positiivsed. Et keegi on juba selgelt välja vaadatud ja täpsustamist vajad vaid üksikasjad? Ei, leping on alla kirjutatud, kuna on naistega koondise paus praegu, siis me ei näe nüüd hetkel mõtet tal siia veel tulla, aga järgmisel nädalal on ta kohal, jah. Ja kes see uus mängija siis on? Las see siis jääda selliseks ka natukene pinget ja sükest huvi ka naiste korvpalli poole peale, et tulete saalis näete.
kui 1182 asus kõrgemas vahegrupis hetkel 4. tabelireal ning omab reaalselt võimalust pääseda otse Final Six turniirile, kuhu automaatselt pääsevadki 4 kõrgemal positsioonil asetsevat naiskonda, siis Tallinna Ülikooli leiame tabeli lõpust. Esimese vahegrupi liidritena jätkavad aga tugevad Riia TTT ning soomlaste Lappeenranta Katsi naiskond. Ajakiri Basketball. Vormista aasta tellimus www.tellimine.ee. Nüüd on kätte jõudnud see aeg, kui loosime välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse kõikide fännide vahel, kes vastasid meie eelmise saate küsimusele, mis on stuudiokülalise nimi õigesti. Külas oli meil Indrek Visnapuu ja Jaanus, ole hea, võta siit korvist siis üks nimi. Palun. Nii, ja võitja on Ellen Anett Põldmaa. Palju õnne võitjale, võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas ajakiri teieni jõuab. Praegu on meil samuti käimas ajakirja Basketball vaataja mäng ja selleks tuleb meile saata Eesti-Hollandi EM-valikmängu kuupäev. Me jätkame saadet aga ülevaatega Pärnu korvpallimeeskonnast. Pärnu Sadama korvpallimeeskond on koduses meistriliigas jaanuari lõpus ning veebruari alguses peetud 3 kohtumises suutnud näidata ilusat mängu ning viimasest 3 mängust on suudetud ka 3 võitu võtta. Meeskond on vaikselt play-offi lähenedes vormi tõusmas ning hetkel asutakse Alexela meistriliigas 8 võidu ning 11 kaotusega 6. tabelireal. Kahjuks on hooaja jooksul tulnud vastu võtta ka mitu üsna valusat kaotust, mis tõttu pole kõige kõrgemasse mängu veel sekkuda suudetud. Ega meil ju kõik mängud, me ei saa kellegi käest pakke nii-öelda, et meil on ikkagi jääb mingi väikse asja taha, et põhiliselt mille taha jääb on see, et me jääme füüsiliselt surutakse meid ära. Eks see on seletatav nii sellega, et me oleme natuke nooremad, võib-olla kõhnemad, aga kokkuvõttes ma arvan, et see vahe nii suur ei ole, et siin, kui me saame asjad õieti jooksma, siis me oleme võimelised 3. kuni 8. siis kõiki võitma. Möödunud aasta lõpus lahkus Pärnu meeskonna juurest senine võistkonna eestvedaja Andrew Warren, kelle asemele toodi meeskonda koguni 2 mängijat, ameeriklane Mark Torres ning juba varasemalt tuttav Joonas Järvelainen. Rannula sõnul ei saa Torrist, kes seni on meistriliigas toonud keskmiselt 12,86 punkti mängu kohta, päriselt Warreniga võrrelda, sest tegemist on totaalselt erinevate mängumeestega. Ta ei täida neid sellepärast, et nad mängivad erinevaid positsioone kõigepealt. Loomulikult Warren oli teist tüüpi mängija ja nüüd, kui Joonas ja Mark tulid, et oleme pidanud mänguplaani muutma ja see mängupilt on üldse teine. Ei ole päris see, mis tahaks veel, ei kaitses, ei rünnakul. Et individuaalselt ma ei ole nagu halba öelda, kaitses muidugi võiks paremini, aga kõik see kokku klappi ma ei ole veel hästi saanud. I came in, this is a young team, and I can help them with a little bit of my leadership and experience throughout the years. Hopefully we can hit our stride at the right time and be on the way up while some guys on the way down. Klubisse naases aga ka 25-aastane ääremängija Joonas Järvelainen, kes hooaega alustas küll Pärnu tiimi juures, kuid vahepealsed kuud veetis Itaalia esiliigas. Järvelaineni hinnangul peab Pärnu meeskond edu saavutamiseks kaitses tugevamaks muutuma. Peaksime, kuidas öelda, nahaalsemini mängima hakkama või lihtsalt, ma ise ei ole väga selle fänn nüüd, mis ma ütlen, aga kaitses kõvemini mängima, et mulle isiklikult ikka, kes rohkem punkte viskab, aga tõesti me peame hakkama tugevamini kehad vastu panema, nagu treener meil iga kord räägib, senimaani me seda teha ei ole suutnud, et just nagu vastaste mängu ebamugavamaks tegema sellega, et me oleme ise aktiivsemad kaitses, et ma arvan, et sealt on esimene koht, kus kõige lihtsamini saaksime oma mängu parandada. Lisaks täiendustel on Heiko Rannula tänavusel hooajal väga palju usaldanud ka noori tagamängijaid Norman Käbinit ning Robert Valget. Noored mehed on peatreeneri usaldust ka õigustanud. Näiteks Valge on mängudes keskmiselt toonud ligi 10 punkti ning mängujuht Käbin on omalt poolt panustanud 6,18 punkti ja 3,59 resultatiivse sööduga mängu kohta. Arvestades, et mõlemal noormehel on vanust vaid 18 eluaastat, võib neilt lähiaastatel veelgi suuremaid tegusid oodata. No kui sa vaatad meie meeskonda, siis meil 3 tagamängijat ongi ainult, et mul väga palju variante ei ole, aga need mehed on selle ajaga välja teeninud, et ma neid niisama mängus ei hoia, et lihtsalt noored andekad mängige, et nad on head poisid ka. Ei ole saladus, et tänavusel hooajal on kohad 3.–8. tabelireani üsna lahtised ning medalimängudele võib jõuda pea iga võistkond. Sama eesmärk on muidugi ka Pärnu Sadama satsil. Eks see kipub juba klišeeks minema, et räägime Graamo ja Rock ja siis kõik ülejäänud kohad, et me tahame samamoodi nii-öelda siis nende ülejäänute kohtade peale mängida, et sinna 3. tahavad kõik tulla. Et see poolfinaali jõudmine, mis meil siin juba korduvalt välja öeldud on, et
see on, ma arvan, nende kõigi meeskondade eesmärk, kaasa arvatud siis meil. Järgmise kohtumise koduses meistrisarjas peab Pärnu meeskond juba homme õhtul, kui Pärnu spordihallis võõrustatakse PC Kalev Cramo meeskonda. Me jätkame loosimistega ja nüüd selgub, kes võidab FIFA spordi poolt välja pandud Eesti koondise fännisärgi. See auhind läheb loosi kõikide meie fännide vahel. Igal lehel siin korvis on 25 nime. Ütle alustuseks, Jaanus, üks number. 15. 15, nii. Ja võta üks leht. Number 15 on Valentina Juudina-Tsenkman. Palju õnne võitjale, võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas auhind teieni jõuab. Aga aitäh Janus Levkoi stuudiosse tulemast ja edu EM valiksarjas. Tänud! Meie jätkame nüüd aga FIFA spordi staaride rubriigiga. Me jätkame FIFA spordi staaride vabavisete rubriigiga. Kui kahes eelmises saates panime proovile naised, siis seekord on meil külas meesterahvas. Oma viskeoskust näitab raadiohääl ja saatejuht Robert Rool. Tere, Robert! Tervist! Rõõm näha! No kuidas on sinu suhted spordiga, korvpalliga? Väga tugevad, sest üllatavalt selle saali valisite. See on minu ikkagi nooruspäev ja korvpallimeeskonnast üks lemmiksaale, sest siin on tehtud minu mängusisene punktirekord, 42 punkti, nii et ma olen siin väga koduselt tunnen ennast siin. See on ikkagi midagi. Et sul on tegelikult ikkagi suur eelis teiste ees, oled ikkagi noorena päris palju mänginud korvpalli. Tead, ma olen mänginud, aga mul ei olnud tegelikult mängus sellist viskaja või mängija rolli. Ma olin ikkagi keskmängija ja kuna sel ajal ei olnud tähtis, et sa oskaksid väga hästi põrgatada, siis ma olin see mees, kes viskas haaki ja olin rohkem meeskonnas selle jaoks, et teistele haiget teha natukene. Ma nüüd ütlesin selle välja, aga minul oli pigem selline roll jah, et viska korvi alt punktid sisse ja tegelikult need isegi vabavise ei olnud minu teema, et vabaviske protsent seal tuli umbes 30-35, mis tähendab, et 10-3. Kui ma nägin siin eelmise saateid, Kristel viskas ja Mikk Mäe viskas väga hästi, et siis piinlik tunnistada, aga mulle tundub, et Kristelile ja Mikule jääma kindlasti alla. Aga kuidas on suhted, ütleme siin viimastel aastatel korvpalliga, et ikka korra nädalas jõuad korvpallitrenni või ei ole? Ei jõua, mul korvpalliketsid on ikkagi jalas, aga... Need on päris sellised moodsad uued tunduvad. Jah, sest mul üks tuttav parsendas maha mulle, need ütles, et väga head ketsid, et osta hästi igali raha eest. Aga ma ikkagi kahetsusväärselt jõuan, ütleme, võib-olla kord kuus, võib-olla isegi natukene harvem ja ega ma siis ei ole ka mingi mega mängur ja sõpradega paar korda loobime. Ja seal ka ma ei ole mingi kaugviskaja, 3 punkti viske taha ma ei lähe kordagi vist treeningu jooksul. Ja kui ma mõtlen ikkagi sellise viskamise peale, siis see on minu jaoks pigem hirmutav. Pigem oleksin selle nii-öelda alumise ringis ja seal natuke müdistaksin. Aga ma tuleks korraks ka teiste teemade juurde, et sina oled sina peal autodega, liiklusega ja kõige sellega, et siin talvisel ajal tegelikult on need liiklusolud päris rasked ja küsiks sinu kui spetsialisti käest, mida sa ikkagi soovitaksid liiklejatele talvel? See on nii keeruline, see on nagu mingisugune müstiline maailm inimeste jaoks. Ma pean tunnistama, et inimesed tõmbavad täiesti lukku, kui esimene lumi maha tuleb ja praegu õues on selline hea lobekas maas, siis ega inimestel ei ole sellist kindlat stiili, et nüüd võtan hoo maha ja nüüd olen rahulikult ja see teeb kurvaks, sest et põhiline asi, mis ongi, mida ütlevad kõik spetsialistid peale ka minu veel, et hoog maha ja siis vaatame edasi. Ja teine asi autode hoolduse poole pealt, et miks on esimese 15-20 kraadise külmaga kõik autod tee ääres seismas, sest keegi isegi ei mõtle see asja peal nagu auto aku, eks ole, on ju. Nii kaua kui auto läheb käima, nii kaua kõik väga hästi ja ühel hetkel ta lihtsalt ei lähe ja ongi kõik. Et pigem mina ütlen see, et hoog maha ja siis vaatame edasi. Kõik muud asjad tulevad siis. Kui sa ikkagi 50-30-ga sõidad linnas, siis jäävad ikka väga kõvasti paljud halvad asjad juhtuma. Ma arvan, et see on nagu põhiline mõistukõne või mingisugune ütlus. Nii, aga täna siis ootab sind ees 10 vabaviset. Ütlesid, et Mikk Mäe ja Kristel Laaslajuga raske konkureerida. Palju tuleb? 3? No ma võtan puhtalt statistika järgi, sest et ma olen elu jooksul, ma arvan, ametlikult nooremana siin kuni 14-15, mis see karjäär kestis, ma arvan, pidanud üks 200 oma kohtumist ja ma arvan, et sealne keskmine statistika oli 10-3. Nii et kui lõpusekunditel läksin mina nii-öelda vabaviski joonele otsustavate visetega, siis minu peale tavaliselt ei loodetud. Ma üllatasin, aga ikkagi pigem mitte. Et 10-3 ma paneksin praegu küll ära, ma loodan. Aga hakkab pihta? Proovime. Kui minu treener seda praegu näeb, siis ma loodan, et ta väga kuri ei ole. Kui ma 10-3 ära viskan, siis on ikka väga hästi kõik. Nii. 1-0.
tekitab täielikku stressi. No juba päris lähedal. No, kolmas peaks minema statistika järgi. Nii. Pinge maas täielikult, pinge maas, nüüd on pinge maas. Et üks on kirjas. Ainult ühte on veel vaja, siis ma ei ole häbi, siis ma teen täpselt nii, nagu statistika mulle on öelnud. Miks äsku? Yes. Peaks nagu paremaks minema. See oli mu treenerile. Et sellepärast, et sa halvasti õpetasid. 7-3. No nii, 9-4 paned nüüd sisse, tõused teist kohta jagama. Ma ei looda selle peale. Ei lähe. No las see pall läheb. Nii. Kurb. No 10-4, Robert, et ütles, et 35% on su see tabavus olnud, et sellega võrreldes võiks öelda, et täna oli siis nii-öelda parem päev 40 peale. Ma ütlen, mul on pallimängudega, kõikide spordialadega selliste, kus peab võistlema. Mul väga kehvasti, et jah, korvpallis läheb mõnikord hästi, aga enamjaolt näiteks raadios oma kaassaatejuhiga võisteldes, olgu selleks siis autosõit, olgu selleks kas või noolevise või pallivise, ma saan alati isegi mitmendat kuud rasedatud naise käest peksa, nii et, aga ma võtan selle kaotuse väärikalt vastu, selles mõttes, et ma olen uhke selle üle, et ma vähemalt suutsin mõnedki sisse visata. Väga hea, aga igal juhul FIFA Sport premeerib sind selle 150 euro väärtuses toodetega. Loodan, et siis saad võib-olla veel endale mingit korvpallivarustust ja siis ikkagi võtad veel ette ja harjutad natukene vabaviskeid või üldse mängu. Peaks, ma olen väga tänulik, aitäh teile. Aga aitäh, Robert, saatesse tulemast. Tänan, ma olen väga tänulik ja rõõm kohtuda. Ilusat õhtu jätku ja uute kohtumisteni. FIFA Sport paneb ka järgmises saates välja auhinna. Piiki seljakoti loosime välja kõikide oma fännide vahel, nii et liituge ikka meie Facebooki lehega. Viimane hetk on veel saata meile Eesti ja Hollandi vahelise EM-valikmängu toimumise kuupäev ning kõikide saatjate vahel loosime välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse. Selline oligi tänane saade. Taas oleme eetris 29. veebruaril kell 22.00. Seniks aga pallkorvi! Y'all ready for this?